aga Maarja, räägi, kust sa pärit oled ja kus sa üles kasvasid? Mina sündisin ja kasvasin üles Moostes ja käisin seal põhikoolis ja edasi läksin siis Nõo Reaalgümnaasiumisse juba internaatkooli õppima. Internetkooli? Ja sellepärast, et mul oli valida, et kas Tartu Treffner või Nõo Reaalgümnaasium, kus on olemas nagu ühikas, kus sa saad elada. Aga kuna ma Tartus oleksin pidanud minema vanaema juurde elama ja siis ma arvasin, et see Nõo ühikas võiks olla natukene ägedam. Milline lapsepõlv sul oli? Väga tegus, sest ma olin hästi sportlik. Üks minu lemmikala muidugi oli trible, me kutsusime. No põhimõtteliselt jalgpalliga mängid asfaldi peal ruutudes sellist jalgamoodi asja. Ma jooksin väga palju, ma orienteerusin, ma käisin kõikvõimalikel olümpiaadidel, sest kui sa oled väikeses koolis, siis lihtsalt õpetaja ütleb, et no keegi peab minema nüüd ajaloo-olümpiaadile ja keegi peab minema nüüd, ma ei tea, matemaatika olümpiaadile ja siis ma käisin kõikides, kus oli võimalik käia, et selline vägev. Mul mitmes asjas läks ka väga hästi, et näiteks mul ajalugu on alati meeldinud, matemaatika on alati meeldinud, kuigi jah, kui nüüd päris aus olla, et siis Nõo Reaalgümnaasiumis minu eriala oligi, minu suund oli just matemaatika ja füüsika ja no ühesõnaga reaalained kõik, eks ju. Ja kokkuvõttes minu lemmik õppeaine oli siiski kirjandus, nii et ma ei saa sinna midagi teha, kas süüdi on õpetaja, kes lihtsalt oli väga hea või see, et ma olen tegelikult eluaeg armastanud raamatuid lugeda ja siis see õpetaja soodis seda väga hästi. Olid sa oma vanematega lähedane? Jah, mul ema oli koolis õpetaja, siis mul ei olnudki temast pääsu ja mu isale kuulus Mooste nagu pood, mis asus meil kõrval koridoris, ehk siis nad olid kogu aeg olemas. On sul õdesid vendi ka? Ja mul on 2 õde, kes on hästi sellised viisakad, korralikud, tagasihoidlikud, et kui mina olen see, kes rattaga mööda Moostet ringi jõuda, siis nemad käisid viiulitundides, muusikakoolis. Minule öeldi, et mul see kuulmine ikkagi nii hea ei ole, et ma seda viiulit võiksin õppida. Mina mängisin klaverit ja nemad olid rohkem võib-olla mängisid keksu ja sellised vaiksed alasid, aga mina siis, mul olid teistsugused sõbrad. Ja milline noor sa olid kooli ajal? No ma arvan, aus vastus oleks, et ma olin noik, sest ma istusin alati esimeses pingis aga hiljem muidugi selgus, et häda oli selles, et tegelikult ma ei näinud hästi, ehk siis mulle oli vaja prille, tagantpoolt ma lihtsalt ei oleks tahvlile näinud ka. Aga ees mulle meeldis istuda, sest siis ma kuulsin, keegi saab mind segada ja ma ei tea. Aga ma olin korralik ka, et õpetaja lapsena sa ei saa lubada seda, et sa teed rumalusi või ei tahtnudki. Ma olin tegelikult mulle kõik õppeained meeldisid, lihtsalt võib-olla vene keel oli kõige raskem. Oli sul sõpru? No ma arvan kõvasti, et mul oli ikkagi, kuna ma tegelesin nii palju erinevate asjadega, siis mul oli nii spordisõpru, kui ma elasin nagu nii-öelda, Moost on väga väike koht, aga meil oli ikkagi 3 korrus sellised majad, eks ju, et seal keskel oli siis selline, kus me mängisime hukakat ja mängisime trifaad ja kõiki muid asju, et mul sellist ohtu ei olnud, et sõpru oleks olnud. Ja mis sa pärast kooli edasi tegid? Sa mõtled nüüd põhikooli ajal või siis, kui ma läksin peale gümnaasiumi juba? Peale gümnaasiumi? Siis mul oligi väga selge suund, et mina tahan saada politseinikuks. Sellepärast, et ma tundsin, et see on midagi sellist, kus ma võiksin panustada. Aga kuna ma ei tahtnud oma ema, kes on kirjandusõpetaja ja oma gümnaasiumiaegset kirjandusõpetajat alt vedada, et nad tegelikult on teinud väga head tööd, siis ma tegelikult ka astusin Tartu Ülikooli sisse, et näidata, et ma saan sinna sisse ja et nad on kõik asjad õigesti teinud, aga mina lihtsalt ise tahan minna politseisse. Aga siis sa läksid, astusid mõlemasse? No ma sain mõlemasse sisse, aga minu valikuks jäi ikkagi politsei ja ma selgitasin ka neile,
et ma tunnen, et see on minu jaoks. Ma mäletan, kirjandusõpetaja reaktsioon oli ka, et see on ikkagi päris hirmus eriala ja iga aasta, kui me saame tema juures kokku, tal on maikuus selline päev, kus siis kõik tema endised õpilased tulevad tema juurde, et saab nagu juttu ajada ja rääkida, kuidas elus on läinud. Siis ta iga kord ikka küsib, et kuidas see ikkagi politseis on, et nagu ta natuke veel on imestunud, et ma ikkagi olen politseinik, mitte ei tee siis näiteks, ma ei kirjuta raamatuid, sest Nõo Reaalgümnaasiumi ajal ma käisin ka kirjandusolümpiaadidel, ma uurisin näiteks itkusid, ma uurisin Jaan Krossi, tegin uurimustöid, et ehk siis mind väga huvitas kirjandus, aga mulle natuke tundus, et see jääb mulle jube igavaks, sest iga kord, kui ma käisin oma uurimustöid tegemas, sa lähed sinna, ma ei tea, raamatukokku või kirjandusmuuseumisse või kuskil ja siis sa vaatad neid inimesi, kes on vaiksed, korralikud, omavahel sosistavad ainult hästi viisakad. Siis mõtlesin, et issand juhul, mul on nii raske vait olla, et kuidas ma siia seltskonda niimoodi sobin, nii et natukene hirmutas. Mäletad sa ka, kus sul see esimene huvi politseitöö vastu tuli? Ja ma olen seda lugu rääkinud ka, et ma olin ka väga aktiivne gaid, ehk siis ma käisin laagrites ja matkamas ja ma ei tea, metsades igasuguseid asju tegemas. Ja meil oli Värskas oli üks laager. Ja laagri ajal anti meile luba, et me võime minna laagripaigast Värskasse jäätist ostma. Nii läksin ära, see oli mingi 2,5 kilomeetrit. Ostsin jäätis ära ja siis tagasi teel tulid 5 poissi vastu, kes vene keeles ütlesid mulle taidengi, ehk siis anname raha ja siis üks poiss pani mulle siis käe nagu õla peale ja siis mul oli just see jäätis oli käes ja ma lihtsalt mäletan, kuidas ma selle tõmbasin ja mul oli nii kahju sellest jäätisest, mille nimel ma olin nii pikalt juba kõndinud, eks ju. Ja siis ma pole kunagi elus pidanud rohkem nii kõvasti jooksma kui tollel hetkel, ehk siis, et ma hakkasin üle põllu jooksma laagri poole ja need poisid, kes siis olid minust, ma arvan, nad võisid olla mingi 12. klassi poisid, et nad hakkasid mulle järele jooksma. Ja see oli esimene kord, kus ma tundsin seda hirmu, et kus sa karjud ja mitte midagi suust välja ei tule, et sa ei kuule oma häält, et sul on see hirmust on kõri nii kinni, et sa, ühesõnaga, ma tundsin, et ma ei saa mitte midagi teha, et kui mul nüüd neid kiireid jalgu ei ole, et siis juhtub midagi pahasti. Ja mul õnnestus ära elustada. Ma ei teagi, kas nemad lihtsalt andsid alla ja ma tõesti olin nendest kiirem, sest ega ma tagasi ei vaadanud. Minu eesmärk oli ainult jõuda laagrisse. Siis ma rahunesin maha, seletasin teistele ka, et näed, selline asi oli juhtunud juba. Suured poisid tulid ja ütlesid, kuule, me läheme vaatame üle, et mis poisid need siis on. Kui tuli järgmine tüdruk, kes oli minust vanem, aga kellel olid veel kiiremad jalad, sest tema käis omal ajal ka samamoodi spordivõistlustel. Ja siis tema ka nutab ja ütleb, et näed selline lugu, et need poisid tulid ja tahtsid temalt raha ära võtta ja ta jooksis ära ja siis ma arvan, et see oli üks selline põhiline koht, kus ma mõtlesin, et ma ei taha mitte kunagi rohkem näha inimesi nutmas, sellepärast, et keegi on nii ülbe ja ta tuleb minu raha küsima ja ta võtab mu jäätis ära ja ta on ta hirmutab mind niimoodi, et mulle tule isegi häält kõrist välja, eks ju. Ja siis ma arvan, et see oli üks põhiline, aga mulle ka väga meeldis kõik see, mida politsei teeb ja kuidas nad asju tegid. Ma osalesin ka kirjandusvõistlustel või kirjandite võistlustel, mis olid politsei teemalised, sain isegi mingeid auhindu. Nii et mulle tundus, et see võiks olla minu eriala. Pluss siis ikkagi ma olen andunud Lindgreni fänn, ehk siis kui me mõtleme, ma ei tea, Blomqvistide ja kõikide nende lugude peale, mida Astrid Lindgreni tegelased läbi on elanud. See oli natuke minu maailm. Ja oled sa oma valikuga rahul? Jaa, ma olen imelik on öelda, et aga tegelikult mul on vist 9, vähem kui 9 aastat pensionini aega. Ehk siis ma olen 21 aastat juba politseitööd teinud ja ma
see ikka meeldib mulle ja see ikka üllatab mind. Ja see ikka, mul on kogu aeg võimalik midagi õppida ja ma näen, et ma olen nagu need asjad, mida ma varem olen teinud, need on nagu mind inimesena arendanud, aga nüüd ma teeksin neid asju veel paremini. Et see on nagu äge. Ma arvan, et selliseid elualasid, kus nagu sa saad teha nagu nii palju erinevaid asju. Ma ei tea, kui sa otsustad, et ma praegu ei taha enam näiteks, ma ei tea, liikluspolitseinik olla, siis sa võid minna ju mõnda muud eriala tegema. Mine kas või kriminalistiks, mine uurimisgruppidesse, no meil ametlikult noorsoopolitseinik enam ei ole, aga läheb piirkonna konstaabliks või piirkonna politseinikuks saad näiteks minna, ma ei tea, noortega seotud juhtumeid lahendama. See on nagu, sa võid, miljon suunad lahti. Aga jah, ma arvan, et see on nagu üks suurimaid võlusid meie ameti puhul ka. Kuidas sul pere suhtus sinu valikusse? No emaga oli ka ikkagi, ta arvas, et ma lähen ikkagi kirjandust õppima ja ikkagi ülikooli ja tema jaoks selline, minu esimest korda, kui ta nägi ikka politsei vormis, et see oli nagu ka kuidagi selline ehmatav, et ta ütles, et jah, ta peab sellega harjuma. Pluss siis see, et kui me näiteks praegu saame kokku, siis ta juba teab ette, ta ütleb mulle, Mari, sa tead, et mina tahan oma roosadeid prille säilitada. Ehk siis, et ma ei tohi oma tööst rääkida. Ehk siis lihtsalt sellepärast, et ta taha kuulda koledaid lugusid, siis tema tahab öelda, nagu ta ütles, et tema jaoks on oluline uskuda, et inimesed on head. Ja ta ei taha neid lugusid kuulata. Minu poolest see on väga okei, sest mul on seest sõpru, kes nagu väga tahaksid mu lugusid kuulata ja alati küsivad, et kas mul on midagi väga huvitavat või põnevat juhtunud. Kui vana sa oled praegu? Praegu olen 39. On sul lapsi ka? Ei ole, aga mul on 2 kassi ja väga palju väikseid sõpru, kes käivad mu kasse hoidmas. Kuidas sa näed, kas selline töö mõjutab ka pereelu, kolleegide peal? Ma olen näinud päris palju politseinike peresid purunemas just sellepärast, et mida see selline vaimne taak, mis sellega kõigega kaasneb. Ehk siis, kui inimesed ei tegele päriselt sellega, et sa nagu uhkaksid oma tööst või mõtestaksid selle lahti ja suudaksid elada niimoodi, et see töö ei ole kogu aeg sinuga nagu kaasas, siis ma arvan, siis see on okei, aga niipea, kui sa lased selle enda ellu tulla, et siis neid suhteid on keeruline hoida. Et ega ilmaasjata ju ei räägita sellest, et näiteks jõustruktuurides on ka näiteks lähisuhte vägivalla tase üsna kõrge. Sellepärast, et olgugi, et me igapäevaselt ju näeme, mis on need tagajärjed, mis sellega kõigega kaasneb, siis see ei tähenda seda, et sa suudad alati iseennast võib-olla kontrollida. Et seda on kahjuks kurb kuulata, kui neid lugusid räägitakse. Aga politsei mõttes on meil ju, meil on läbilõige ühiskonnast, ega meil ei ole niimoodi, et tulevad ainult kõige paremad inimesed, kellel on kõik ideaalsed omadused, selleks nagu ülilahe, eks ju, aga meile tulevad erinevad inimesed erinevate maailmavaadetega, erinevate elukogemustega ja ka erinevate väärtushinnangutega. Kui tihti teil nagu selliseid meeskonna siseseid erimeelsusi esineb? Mina saan olla nagu väga rõõmus, et ma olen nii ägedas büroos, kus meil on inimesed üsna sarnaste vaadetega ja me nagu klapime omavahel väga hästi. Aga ma tean, et on üksusi, kus näiteks väga selgelt põrkuvad konservatiivsed vaated, liberaalsed vaated, ka poliitika küsimused, ehk siis käib meie töö juurde. Ja nagu, see on natuke ka paratamatus, et kui sa näiteks 12 tundi sõidad kellegagi, oled patrullis, sõidad autos, eks ju, loomulikult räägite omavahel ja siis tuuakse välja ju kõik teemad, et algul räägid hästi pealiskaudselt, aga mida rohkem sa ühe inimesega koos sõidad, seda rohkem teda ka tundub. Mis on töö juures selline kõige raskem on tavaliselt või mis on nagu kõige keerulisemad kogemused?
millega võib-olla või mille peale inimesed tihti ei mõtle või mida ei mõista? Kõige keerulisemad on, ma arvan, need hetked, kus ma ei saa enam kedagi aidata. Noh, et näiteks, ma ei tea, meil on väga palju kadunud inimeste otsimisi, mille puhul me väga sageli ka teame, et näiteks inimene läkski ennast nagu tapma ja me ei saa enam väga suurt midagi muuta, et me saame küll aidata perel selle inimese üles leida, aga et me ei saa teda enam kuidagi päästa. Et ma arvan, et need inimesed, kes on tulnud politseisse, see soov olla kasulik ja soov päriselt aidata kedagi ja teha mingit muutust siin maailmas, see on nagu nii oluline ja kui sa seda teha ei saa, siis on nagu kurb. Et jah, on see, ma ei tea, liiklusõnnetus, kus sa saad kannatanuid aidata, on see, ma ei tea, koolikiusamine, kus sa saad, eks ju, lapsi aidata või peresid aidata või kogu klassi aidata, et see on nagu, need on nagu, see annab nii hea emotsiooni, aga see, kui sa enam ei saa mitte midagi teha, ükskõik kui palju sa tahad, ma arvan, see on kõige kurvem. Mis sa arvad, kellele see töö kohe kindlasti ei sobi? Ma arvan, et on inimesed, kelle väärtushinnangud kindlasti meie organisatsioon ei sobi. Ehk siis, et kui sa oled väga selgelt, ma ei tea, rassistlik, eks ju, et sa ei saa seda tööd teha, kui sul on sellised vaated inimestele. Aga ma arvan, et iseloomuomaduste poolest, mina näiteks ise arvasin, et mul oli üks kursavend Sisekaitseakadeemias, kes, no ma ei tea, mulle tundus, et ta 4 aasta jooksul rääkis 4 korda. Et kuidas ta saab oma tööd teha, kui ta üldse ei räägi, eks ju. Sest, ma ei tea, läheb patrulli, sa ju päevast päeva suhtled inimestega, lähed noorsoopolitseinikuks, saab päevast päeva suhtled lastega, peredega, teeb kõnesid, aga ta on suurepärast hakkama saanud, ta teeb oma tööd väga hästi ja selgub, et alati ei peagi väga palju rääkima, et võib-olla see on lihtsalt minus endas kinni. Ehk siis selline introvertsus pole üldse küsimus. Näiteks lähed hoopis introverdina, ma ei tea, kriminalistiks, ehk siis sinu ala ongi see, et sa korjad, eks ju, kõik tõendid kokku ja pakid need ära ja sa ei peagi ju kellegagi rääkima. Et mina arvan, et iga inimene, kes ikkagi natuke tunneb, et ta võiks panustada politseisse, võiks tulla nagu katsetama. Siis ei tasu tulla või nagu võib tulla, aga ma olen näinud mitmeid juhtumeid, kus inimene on tulnud lihtsalt sellepärast, et tal ei olnud mitte midagi muud targemat nagu teha, aga ta otseselt ka ei tundnud, et see on tema ala. Ja need inimesed on ikkagi ära kadunud. Ehk siis, et nad on oma, ma ei tea, õpingud ära teinud, esimesed tööaastad ära teinud, aga nad ei ole jäänud. Mis on olnud sul selline kõige raskem tööpäev? Ma arvan, et kõige raskem tööpäevad jäidki sellesse aega, kui ma tegelikult alles õppisin. Ehk siis, kui sa oled Maarterit tüdruk, võib-olla Tartu oli mulle ikkagi ka tuttav, aga et ma ei olnud ikkagi linnatüdruk ja minu esimene praktika oli Koplis. Ja esiteks, Tallinn, juba see on nagu hurra, siis see, et ma pidin nii palju vene keelt kasutama, mida mul Lõuna-Eestis tegelikult vaja ei lähe. Siis see, et mul oli küll nagu äge, aga väga karm juhendaja, kes ütles, et tema ei hakka asju ette taha tegema, mina pean ise neid asju õppima ja näiteks tema meetodid olidki sellised, et kui meil oli mingis ühiselamu toas oli leitud näiteks laip, siis mina ei teadnud, et siis kui see laip seal toas, eks on nii kaua olnud, et mis mind seal ees nagu ootab. Siis lihtsalt juhendaja tegi ukse lahti, lükkas mu sisse, tõmbas ukse kinni, et hais ei leviks. Ja siis ma pidin nagu tuvastama ära isiku ja vaatame üle, et kas tal on näiteks väliseid tundemärke, et on toimunud näiteks kuritegu. Ja lihtsalt punkt 1, kui sa oled väga väikeses ruumis sellise laibalõhnaga, see ei läinud mul. Ma pesin mitu korda oma politseivormi, ma pesin mitu korda pead, ma nagu niipea kui sa higistama hakkad, sa tunned
seda spetsiifilist lõhna. Teiseks, see inimene oli üleni sügelistest ära söödud. Noh, tal oli keha oli nagu nii palju neid täppe asju täis. Ma nagu, noh, pärast seda ma tundsin igal pool sügeleb, käib. No see, et ma praktika ajal sain mitu korda sain endale kirbud. Noh, see nagu, no see nagu hirmutas, aga selle kirbu püüad kinni, eks ju. Aga nagu lihtsalt sügeliselt tundus selline veel eriti nagu õudne. Et, aga noh, see ei olnud otseselt raske. Ta oli lihtsalt nagu kohutav kogemus. Või ka see, kui juhendaga sõitsime ja tuli väljakutse, et kedagi rünnati. Ja siis me jõudsime niimoodi, et me nägime seda bussitajat ja siis inimest, keda ta oli siis bussitanud. Mina jäin siis selle kannatanu juurde, kes korises ja nii-öelda ei olnud enam kontaktne. Ja siis minu paariline jooksis sellele kurjategijale järele, eks ju. Ehk siis jälle Kopli, ma ei tea, kus ma olen, ma ei tea, no ühesõnaga pime aeg, inimesed küll akendes vaatasid, aga keegi mulle nagu appi ei tundnud. Ja siis ma, ühesõnaga, see inimene nagu, noh, ma sain aru, et noh, korises, et järelikult veri on kurgus, eks ju, et ei saa korralikult enam hingata ja siis see kiirabi sõidab ühe korra mööda minust, sest ta ei näinud mind, sõidab teist korda minust mööda, sest ta ei näinud mind, siis ma lõpuks nagu ütlesin ka, et äkki keegi nagu saab lihtsalt kiirabile öelda, et ma olen nagu siin. Ja lõpuks ma pidin sellele inimesele tegema ka südamelihas massaaži. Ja õnneks täpselt niimoodi, et nii, kui ma hakkasin seda tegema, siis juba tuli ka kiirabi ja pärast selgus, et see inimene, tal oli vist 7, noh ikkagi nagu mitu, aga tõi ellu. Nii et ma tegelikult, ma olen üli uhke, ma rääkisin kõikidele sellest loost, eks ju, et see oli nagu edulugu, et ma nagu sain hakkama. Ja see oli nagu põnev. Ja siis, kui adrenaliin lahtub, ehk siis ma läksin magama, märkasin üles, kohe roosin. Ehk siis nagu see keha nagu sai nagu nii suure ehmatuse osaliseks, et tema reaktsioon oli mind kohe kaitsta. Kuidas sa oled õppinud nagu toime tulema selliste raskete juhtumite, ma ei tea, protsessimise läbi elamisega? Ma ei tea, võib-olla seal ongi mingi selline nagu enda jaoks läbimõtlemine, et kui inimene juba on surnud ja ma ei saa enam seal midagi muud teha, ma ei saa seda hinge võtta. No, et siis ma saan vaadata, et teda oleks võimalikult väärikalt koheldud ja see lõpp oleks nii-öelda okei. Aga kui ma saan ju kuidagi inimest nagu aidata, et ükskõik mil viisil või kuidagi natukenegi, siis ma ei tea, minule jääb alati sellest ikkagi nagu positiivne nagu tunne või ma mõtlen need asjad enda jaoks kuidagi nagu õppetundideks lahti võib-olla. Et mul näiteks just oli mõned päevad tagasi oli olukord, kus kogemata ma ei olnud patrullis, vaid sõitsin oma isikliku autoga ja sattusin liiklusõnnetusele, kus mootorratturil oli jalg otsast ja me seda jalga ei leidnud. Ühesõnaga, ma jõudsin just siis, kui mootorrattur oli juba pandud küljile asendisse ja inimene nagu temaga tegeles. Ma käisin, küsisin tema käest ka, et kas on mingit abi vaja, aitan skutti panna. Ja ta ütles, et ei, et kiirabi kohe tuleb, temal on kõik kontrolli all. Ja siis ühesõnaga tegelesin sellega, et vaadata üle, et kas me leiame selle jala üles. Aga see oli nagu lihtsalt nii absurdne olukord, et seal oli teisi pealtvaatajaid veel, aga mul tundus, et kui ma ütleksin sulle, et Liis, otsi sina sealt kraavist, äkki sa leiad selle jala üles, et ma ei ole kindel, kas sa oled valmis seda infot vastu võtma. Või ma ei tea, ma eeldan, ühesõnaga mul tundus, et ma ei saa nendelt tunnistajatelt seda nagu nõuda, et ma vaatasin ise ära, kohe ei leidnud. Siis ma läksin appi liiklust reguleerimast, juba tekkis ummik ja liiga palju autosid ja nii edasi, aga jällegi, et see on nagu natukene selline õppetund, et võib-olla ma oleks saanud kuidagi olukorda paremini lahendada niimoodi, et me oleks selle jala võib-olla kiiremini üles leidnud ja kohe saanud kiirabi jätta. Et mis see prioriteet selles olukorras on, jah, et kas see liiklus, ja täpselt, et ühesõnaga ja see
jah, see oli üsna veider sündmus, kus seal olid veel õllepurgid olid igal pool maas ja noh, et ühesõnaga. Ja siis kannatanu oli seal, kellega ma rääkisin, kes oli väga ehmunud, sest see kõik oli möödasõidu ajal juhtunud ja ta tegelikult lihtsalt ei näinud, et tal ei olnud võimalik aega reageerida. Mis sa arvad, mis su selline suurim tugevus on? Rääkimine. Ma ei tea, ma arvan, et ma püüan olla hea kuulaja ja mulle meeldib anda inimestele nagu mitte ainult see, et ma annan nõu, vaid ma annan ka nagu natukene tuge. Ehk siis ma arvan, et see on ka see, miks veebipolitseinikuna mulle hästi palju kirjutati, et alati inimesed ei tahagi nagu otseselt kohe hakata midagi tegema, aga nad tahavad kellelgi saada seda peanoogutust, et see, mis sa praegu oled teinud, seda sa oled hästi teinud ja et nüüd edasi näiteks sa võid seda või toda teha, aga ma arvan, et see võiks olla tugevus, sest on väga palju politseinikke, kes ka kipuvad võib-olla olema nagu napisõnalised, ehk siis sa annad nõu ära, aga sa nagu võib-olla lisas midagi juurde. Et sellepärast näiteks minu poole võib-olla pöörduvadki ka rohkem, ma tean näiteks LGBT inimesed, et nad tunnevad, et ma võib-olla räägin nendega nii, et nad ka pärast minuga vestlemist tunnevad ennast turvaliselt ja hästi. Mis sul hetkel elus selline kõige suurem väljakutse on? Hetkel väljakutse. Ma tegelikult tahaksin, mul ongi 2 asja, mis mul on praegu hinge peal. Üks on kõik see, mis puudutab propagandat ja radikaliseerumist, ehk siis kõik see Vene oht ja sõnumid, mida meile saadetakse ja see, et meie inimesed lähevad nendega kaasa. Ehk siis, et ma käisin ka ekstra eelmisel aastal aasta aega õppisin sellist ainet nagu info vastupidavus mikrokraadina, et kuidas riigina reageerida sellele, kui meie inimesi üritatakse ära tinistada, mõjutada. Ja teine on see sama vähemuste õigused või ka inimõigused üleüldises plaanis, et meil on millegi pärast praegu see nihkumine olnud niimoodi, et ma näen, et inimesed väga julgelt võtavad seisukohti teise usu, teise nahavärvi, teise seksuaalse sättumusega inimeste suhtes ja käitutakse niimoodi üleolevalt, et iga tegu, mida nad teevad, et see on ju sõnavabadus ja ma võin teha nii, nagu ma tahan, aga minu arust meil ei peagi olema seaduses piirangud, meil võiks olla mingi selline inimlik arusaam, et me ei pea teisele inimesele haiget tegema. Mis siis, et see ei ole nagu, ma ei tea, karistata tegu, aga sa ei pea teisele inimesele halvasti ütlema. Aga kuidas sinna jõuda, ma ei tea, aga ma näen, et nagu näiteks see, mida praegu tehakse koolides ja noortega, on juba tulemust toomas, ehk siis, et seal päriselt räägitakse sotsiaalsetest oskustest, sellest, et kuidas üksteist ära kuulata, kuidas üksteist juhendada ja nii edasi, et kui juba selliseid asju õpetatakse, siis ma arvan, et mu lootus on, et meie tulevik on helge või vähemalt helgem. Kas sul on midagi sellist ka, mida sa kahetsed? Mida ma kahetsen? Võib-olla seda, et seda on nagu imelik mõelda, et kui ma lõpetasin kooli ära, siis ma läksin, ma olin ka kooli ajal, käisin siin Tallinnas Pirita rannas, töötasin ja politseinikuna ja vanalinnas, aga ma läksin peale kooli, läksin siis Tartusse ja ma olin noorsoopolitseinik ja ma olin selles väga hea ja mulle tõesti meeldib noortega töö, koolidega suhtlemine, selline erimeelsuste lahendamine ja kõik. Aga ma läksin sellesse asjasse nii sisse, et ma ei teinud ühtegi trenni, ma ei osalenud mitte, ma vist mingi hetk liitusin selle politsei laulukooriga, aga nagu põhimõtteliselt mul nagu muud elu ei olnudki, mul oli politsei elu ja ma ise nagu mõtlen, et
kui ma praegu näen neid noori, kes nagu liiga aktiivselt tegutseb, et siis ma tegelikult nagu ka hoiatan neid, et mitte see, et ma ei põlenud läbi, aga lihtsalt, et ma tean, et tol hetkel mul näiteks, ma ei tea, oligi, et noh, ma olin varasemalt väga sportlik, ma hästi palju tegin orienteerumisel nagu jooksutrenne ja asju. Aga siis lihtsalt see, et ma olin väga palju laua taga ja noh, autoga sõidad siis, eks ju, ma ei tea, kooli ja lähed asju lahendama. Et see tegi mul natuke liiga, et ma nagu, kui ma näen teisi, siis ma üritaks neid nagu takistada ja öelda, et võtke vabalt välja puhkusi. Mina kui lükkasin edasi, siis lihtsalt töö oli liiga äge. Seda on nagu veider rääkida, aga lihtsalt mul on nagu, ma võisin minna hommikul varem tööle, et ma saaksin kõik oma asjad kiiresti andmebaasi ära sisestada, et ma saaksin juba järgmisi asju minna tegemaks. See on nagu, et see ei ole nagu kahetsusega, kui ma ütleks, et see on jällegi õppetund. Aga hetkel ütleksid sa, et sa oled õnnelik? Jah, sest ma arvan, et need inimesed, kes mind ümbritsevad töö juures, on mind väga toetanud ja usuvad sellesse, mida ma teen ja millisena ma meie politseid ka võib-olla väljapoole nagu peegeldan. Ja mul on väga ägedad hobid, kuigi ma nüüd üritan jalgpallist minna pensionile, sest lihtsalt millegipärast sellel aastal ma tunnen, et iga kord, kui ma väravas hüppan, siis pärast seda keha on ikkagi mul haige, et ma vist hakkan vanaks jääma. Aga no veel ei lähe, meil just nüüd nädala pärast tulevad politseikoondise võistlused Rootsis, nii et me läheme sinna teiste riikide politseinikega matistama, mis on nagu väga äge. Mängin discgolfi, käin laskmisvõistlustel, mul on väga ägedad sõbrad, mul on väga ilus kodu, nii et ma ei oska nagu kurta. Oled sa ennast armastatuna tundnud? Jaa, mitte küll praegu mul ei ole ühtegi suhet, aga need, mis on eelnevalt olnud, ma arvan, need on minu elu ikkagi toetanud ja rikastanud. Kuidas sulle tundub, kas oma töö seltskonnast väljaspool, kas see politseiamet lihtsustab või raskendab uute tutvuste loomist väljaspool oma seda eriala? Ma arvan, et on oluline teadlikult see samm ka teha. Ehk siis, et tegelikult on vaja endale kõrvale neid inimesi, kes näitavad, et tegelikult meie elu on päris normaalne. Sest see, et me igapäevaselt näeme, ma ei tea, enesetapjaid, inimesi nende kõige halvematel päevadel, eks ju, on see lähisuhte vägivald või on see, ma ei tea, vargus, kus on inimesel suured kahjud tekkinud, mis iganes. Et see kõige halvem päev ja meil on iga päev, me näeme ainult kõige halvemaid päevi. Et siis vahepeal on hea, kui sul on kõrval see inimene, kes räägib, et ma ei tea, et Tartu vahel kõndisin, ma ei tea, nii äge, linnud laulsid, elu oli ilus, sõimi jäätist, no ühesõnaga, et sa tuled sellest nagu politseitööst ikkagi välja. Et ma soovitan. Kuidas sulle endale tundub, kas asjad lähevad paremaks või halvemaks? Kas politseis või minu elus? Vähemalt üleüldiselt. Siin on selline maailmavaade. Mina arvan, et asjad ikkagi lähevad paremaks, sest me räägime nendest asjadest, mida me tahame muuta või mida me nagu ootame, et mis võiksid muutuda. Ehk siis, et see esimene samm on ju olemas, nüüd on vaja lihtsalt ka tegusid. Et on see siis, ma ei tea, inimeste õigused või on need, ma ei tea, kas või nagu politsei vormis, et lihtne näide, kui mina tulin politseisse, siis esimesed vormipüksid, mis ma sain, olid nagu põhimõtteliselt kiledressid, eks ju. Ja kui ma istusin suvel, ma käisin rolleripatrullis ja jalgrattapatrullis Pirita rannas, kui ma istusin nende pükstega nagu tavalisele sellisele plastmastoolile. Kui ma püsti tõusin, siis lihtsalt seal tooli peal oli loik. Siis lihtsalt nagu selline nagu palaval suvepäeval kileriietus, mis lihtsalt nagu higistas ja ma hiljem kuulsin ka, et sellega tehti mingeid Rootsi politsei tegi mingeid katseid, et kuidas see näiteks kuumaga reageerib, et siis see sulas nagu inimesel nagu naha sisse, eks ju. Ehk siis, et praegu meil on nagu, vorm näeb hästi välja, ta on nagu soliidne.
kuigi noh, alati saab veel paremaks minna, aga see, kust me nagu tuleme, see, kuidas mul olid need esimesed joped, siis nagu paunad ümber sinu nagu keha kuidagi niimoodi, siis käisid nagu puhvis riietes ringi sees. Ühesõnaga, see oli väga veider. mis on miski, mis on muutnud sind paremaks inimeseks? Paremaks inimeseks on mind muutnud, ma arvan, minu lugemishuvi, ehk siis tegelikult nagu raamatutest on võimalik väga palju õppida. Ma ei tea, mingi aeg näiteks mind huvitasid, ma ei tea, teise kultuuriga seotud raamatud või ka seiklusraamatud, et sa võid ju õppida ikkagi seda, kuidas inimene suhetes on võib-olla parem toime tulla näiteks. Ja siis ma arvan, et kõik need inimesed, kes minu ümber on olnud, et ma ikkagi teadlikult olen valinud neid inimesi, kellega ma tahan oma aega veeta. Ma ei ole kunagi olnud selline suvaline pidutseja, et lähme, ma ei tea, issand, ma ei teagi need Tallinna klubisid. Või no ma mingid ikka tean, Veenus või mis iganes, eks, et need korrad, kui mina olen ikka klubi läinud, on ikkagi olnud kellegi sünnipäev, kus nagu see on nagu nii-öelda olnud kohustuslik see peo osa, aga sellist suvalist pealiskaudset juttu ma ei viitsi ajada. Ja eriti kui ma lähen nagu praegu kuskile, ma ei tea, lähen võtan mõne õlu ja siis tulevad inimesed, politseini, kärod on kaasas ja noh, ühesõnaga see jutt ei ole enam see, vaata, kui see oleks siis, kui ma oleks lihtsalt Maarja. Et ühesõnaga, mulle meeldib hoida oma seda ägedat ringi piisavalt väiksena. Mis on su suurim hirm? Ma vist otseselt ei karda või midagi, aga suurim hirm on, mida ma kindlasti tahan, võib-olla on see, et minu lähedastest keegi peaks piinlema või kannatama. Ehk siis, et ma arvan, et väga rasked haigused või väga suured õnnetused, et kui see juhtub minuga, siis ma tean, et ma saan ise sellega hakkama, eks ju, aga mulle ei meeldiks see olukord, kus mina ei saa mitte midagi muuta ja ma näen, et teisel inimesel on valus. Et ma tean, et need hetked on alati kõige keerulisem. Ja millest sa unistad? Lihtne oleks vastata paremast tulevikust, aga ma unistan sellest, et me ühiskonnana areneksime natukene kaugemale, kui me praegu olema, ehk siis me oleksime hoolivamad ja kaasavamad ja inimlikumad. Et tegelikult, kui ma näiteks veebipolitseinikuna erinevate inimestega, kellega meil väärtushinnangud ja maailmavaated täiesti risti vastupidised, kui ma nendega individuaalselt räägin ja vestlen, kirjutan pikki kirjasid, siis tegelikult me lõpuks saame aru, meil on nagu, me ju tegelikult tahame sarnaseid asju. Lihtsalt nagu me peame leidma ühise keele ja tegema kokkulepid, et me ei tee tahtlikult kellegile liiga, et ma ei tea, kust see tuleb selline terav soov kedagi, ma ei tea, alandada või kellegi suhtes nagu halb olla, et kui me seda teaks, siis meil võib-olla ei oleks ju enam, ma ei tea, lähisuhte vägivalda või üldse inimeste vastaseid kuritegusid, aga võiks seda kuidagi paremaks saada. Kas on midagi sellist ka, mis sa näed, et on hetkel nagu kasvutrendis, et millega te töö juures võib-olla järjest rohkem kokku puutute? Ma tean, et meil on mure enesetappude teemadel, ehk siis, et tegelikult meil on inimestel on vaimse tervise kriis, ehk siis riik peaks suutma siin paremini reageerida. Et meie politseinikena, me saame selle hetke ära ainult hoida, et kui tõesti, kui keegi on roninud kuskile kõrgele ja me saame ta sealt nii-öelda alla rääkida või teinekord isegi, tean, mul üks
sõber näiteks suutis hüpata selle inimese nii-öelda perve pealt alla, et ta ei jõudnud alla hüpata. Aga see on nagu muret tekitav trend, pluss see, et see puudutab ka väga palju alaealisi. Ja see, kui meil on alaealised, kes elavad sotsiaalmeedias ja nüüd need enesetapped näiteks on jaganud oma seda, ma ei tea, hüvastitu kirja või viisi, kuidas nad plaanivad ennast ära tappa. Et see tekitab sellist ühiskondlikku lainetust ja kui me nendel teemadel ei räägi või lastel ei ole võimalik ka kellegi käest nagu nõu küsida, siis nad juba automaatselt on juba nagu ohus, sest ega nii-öelda suureks saamine ongi keeruline ja kõik see puberteedi läbielamine ja kõik see, et meie ümber ongi inimesi, kes ongi pahatahtlikud, kas sellepärast, et nad ei saa aru, nad ei taha saada aru või nad ei oskagi aru saada. Et see on tõsine asi, ma arvan. Ja teiseks, nagu ma ütlesin, et kõik see, mis praegu puudutab sõjaohtu, ehk siis, et meil on inimesi Eestis, kes ju ka väga kardavad, et sõda võib tulla. Ma loodan, et ei tule mitte kunagi, aga see, et on oht, et meil mingeid tegusid tehakse, on see kas või see sama hübriidsõda, et tuuakse meile suures koguses põgenikke piiri taha ja vaadatakse, kuidas me riigina sellega hakkama saame. Et see on nõgus ja ma arvan, et see on nõgus järgmised 3 aastat kindlasti ja sellega tuleb tegeleda. Mis probleeme sa kõige rohkem netis või mis probleemidega sinu poole kõige rohkem pöördutakse? Veebis on ikkagi üksteisele erinevad kättemaksuviisid. Kas see, et sa solvad kedagi, kas see, et sa saadad temast pilte, sest näiteks kõik need alasti pildid, mida on lekitatud, nende puhul väga suuresti me saame öelda, et see on kellegi kättemaks. Kas sellepärast, et me läksime lahku, kas sellepärast, et me oleme läinud lihtsalt tülli, näiteks, et ma olin su parim sõbranna ja nüüd ma maksan kätte sellega, et ma häbistan sind. Ja neid lugusid on ikkagi päris palju ja kurb on see, et võiks ju loota, et me kasvame nendest asjadest välja, et me saame arukateks täiskasvanuteks, aga me saame täiskasvanuteks, aga mitte arukateks. See on nagu kõige kurvem, et täiskasvanud inimene teab veel rohkem sõnu, mis teevad sulle päriselt haiget ja täiskasvanutel on veel rohkem neid materjale, mida kasutada sinu vastu, et sind häbistada, sind panna ebamugavasse olukorda. Näiteks kas või, ma arvan, et üks põhilisemaid asju on see kõik, mis puudutab näiteks emasid ja peresid ja kui võetakse üks inimene ette, kelle puhul hakatakse ütlema, et sa oled nagu ema on läbi kukkunud ja kõik see, mida sa teed, on totaalselt vale. Ehk siis, et selline puhas õelus ja see on, ma arvan, see põhiline asi. Kuidas see üldse välja näeb tavaliselt, et kui inimene pöördub mingi sellise küberkiusamise probleemiga või kui sulle saadetakse mingisugune, ma ei tea, video, kus on midagi väga graafilist, mida te omalt poolt teha saate eelkõige? Kui on asi, mis läheb menetlusse, siis me saame kohe menetlejatega võtta ühendust, et nemad saaksid selle materjaliga edasi tegeleda. Sest ideaalis me ei tahaks, et sellised asjad üldse meie Facebooki jõuaks. Sest parem on, kui inimene kirjeldab ja siis me anname talle nii-öelda selle turvalise koha, kuhu sellist materjali edastada. Ehk siis seda, et meil on, alles hiljuti oli ka siin ajakirjanduses üks juhtum, kus räägiti, kuidas mees siis näiteks salaja filmis kõiki neid alaealisi, kes tema peenisega mängisid, seda suhu võtsid ja nii edasi, erinevad akte, eks ju. Nimelt oleks küsinud selleks luba. Et parem on, kui sellised materjalid jäävad ikkagi niimoodi, et me saame nad nii-öelda politseiserveritesse ja enda hoole alla, mitte see, et need asjad käivad läbi meta. Aga seda me seletame sellele inimesele, kes meiega ühendust võtab, et me saaksime neid asju turvaliselt teha. Aga alati tasubki võib-olla alustada sellest, et räägi oma mure ära
ja meil on siis nagu lihtsam öelda, et kas meil on juurde vaja seda pilti või ei ole. Ja kas tal on vaja avaldust teha või mitte, sest mingitel juhtumitel sa ei tule politseisse, vaid pead ikkagi näiteks minema kohtusse. Ehk siis, et kui see on sinu laimamine, solvamine, mingid tülitamised, mis ei lähe näiteks vahistava jäälitamise alla, et siis me nagu selgitame edasi, et kuhu ta peab minema. Kas Eesti politsei teeb mingil määral ka siis koostööd näiteks erinevate sotsiaalmeedia platvormidega, kui laetakse üles midagi väga radikaalselt või? Ja, et selles suhtes tegelikult on eks ju programmid, mis tunnevad ära igasuguse pornograafia ja alaealiste suhtes toime pandud süüteod, ehk siis teavitatakse vastavat riiki. Aga meie ise, nagu kui meil on vaja näiteks, no võib-olla kõige lihtsam näide on see, et kui on alaealine kadunud, me ei tea, kus ta on oht, et ta on äkki endale viga teinud. Et kui me saadame päringu selliste märksõnadega Metale, siis 10 minutiga meil üldjuhul on teada, nagu kus tema telefon viimasel hetkel, kui ta oli sisse logitud, asus näiteks. Et see variant, nad tulevad vastu ikkagi inimese elunohus. Kuidas viimane trend nagu on, näitab, et kas sellist graafilist sisu tehakse hetkel vähem või pigem rohkem? Ega ma ei tea, kuhu see asi nüüd lõpuks välja jõuab, sest praegu on ju, me räägime AI loodud pornograafiast, ehk siis, et tundub ju nagu natukene nii-öelda ohvrivabam asi, kus siis ei ole ju päriselt seda last olemas, keda nagu väärkoheldakse, aga samas see on ju ikkagi materjal, mis kellelegi teisele pakub naudingut ja tema nagu ihasid hoiab alles ja tegelikult see ei ole hea. Aga kuidas me saame seda nagu takistada, kui igal ühel põhimõtteliselt on võimalik öelda sellele AI-le, et kuule, ma nüüd sellist video praegu tahan, et keeruline, aga ma tean, et Euroopa tasandil ka otsitakse sellele lahendusi. Kes on sind isiklikult elus kõige rohkem aidanud? Kes on aidanud? Ma arvan, et inimesed, kes on jäänud minu kõrval väga rahulikuks, kui mina olen ise sapsi täis läinud, et tegelikult ma nagu mõtlen näiteks oma esimest ülemust noorsoopolitseis, kes oli hästi kogenud noorsoopolitseinik ja ta tõesti nagu tal oli igaks olukorraks lahendus olemas, et mulle meeldib see, kui inimesed ei kaota pead ja ma olen nagu püüdnud ka ise nüüd olla siis selline politseinik, et kui mis iganes olukord on, et ma ei lähe siis sabinasse või et ma ei võta asju nagu hinge või et ma ei ehma ära. Näiteks mulle meenub üks näide, kus 2015, kui meil oli esimene põgenike kriis ja ma olin mingil konverentsil ja siis seal oli 100 inimest, eks ma olin laval paneelis ja siis keegi tõusis publikust püsti ja ütles, et miks te panite kinni meie põgenike vastase grupi, eks ju. Et meil oli ju seal nii palju inimesi ja et see on ju sõnavabaduse piiramine ja siis ma nagu selles suhtes, et minule see oli nagu huvitav väljakutse, sellepärast et punkt 1, mina ei saa Facebookis midagi nagu kinni panna, ma saan Facebookile teada anda, et palun vaata üle, et äkki siin on probleem, äkki see grupp on vaja kinni panna. Aga ma ise midagi ei saa kinni panna, ehk siis ma seletasin väga rahulikult ära ja andsin talle võimalusega nagu rääkida. Aga ta siis läks ikkagi ruumist välja ilma, et ta oleks midagi tahtnud rohkem öelda ja tema sinna üritusel rohkem tagasi ei tulnud. Aga lihtsalt ma mõtlen, et on inimesi, kes võib-olla oleks selle peale kas ära ehmatanud või nagu ma ei tea, kas närvi politseinik ei tohikski kunagi närvi minna, aga lihtsalt, et võib-olla reageerib teistmoodi. Mis on kõige ilusam asi, mis sinu jaoks kunagi tehtud on? Mulle meeldib näiteks väga Navitrolla pildid ja ma mäletan, et minu noorsoopolitseinike punt, kellega ma tõesti ööd ja päevad olin kogu aeg koos, siis nad kinkisid mulle lõpetamise puhul
ülikooli lõpetamise puhul. Sest ma läksin peale Sisekaitseakadeemiat või Tartu Ülikooli õppima haldusjuhtimist. Ja siis nad kinkisid mulle grupi poolt 2 pilti. Nii et ma sain ühe jätsin töö juurde ja siis teise jätsin koju. Ma arvan, et see selles suhtes läks hinge, et ma tean, et selline neil läbimõeldud, see taha kirjutatud sõnumid ja see oli nagu mõnes mõttes äge. Aga ka mingid sellised täiesti asi peal on ju üldse nagu kink või selline nagu jah, midagi, mis alles. Näiteks, mida ma alati üllatunud on see, et kui ma lähen politsei vormis kooli, siis mulle jooksevad vastu lapsed, kes tahavad mind kallistada. Ma ei ole väga suur kallistaja inimene, või ma kallistan oma inimesi, aga ma võõraid inimesi üldjuhul ei kallista, aga mul on väga sageli niimoodi, et ühest jalast tohib üks laps ja teisest jalast tohib teine laps ja siis nad ütlevad, et mõni meeldib neile ja neile üldse politsei nii väga meeldib ja siis mul nagu kuidagi siis ma tean, et ma ajan õiget asja ja ma tunnen, et see on nagu, see kõik on seda väärt. Mida sa soovitaksid ühele noorele, kes kaalub politsei karjääri? Kui sa ei ole kindel, siis on tegelikult see üks vaheaste on olemas, ehk siis mine abipolitseinikuks. Et selle sa saad kiiremini läbida selle kursuse, saad hakata käima päriselt patrullis kaasas, saad päriselt iga kord, kus patrullis oled, rääkida juttu nende inimestega, kes siis igapäevaselt politseitööd teevad ja siis saad vaadata, et kas see sobib sulle või mitte. Et ma arvan, et selliseid töökohti on üsna vähe, kus nagu sa saad teha nii-öelda proovipäevi, aga niimoodi, et sul on päriselt oma vorm ja sul on päriselt oma kuulivest ja sul on kuni selleni välja, et sa võid saada endale oma relva, eks ju, millega sa tööl käid. Kas on ka mingid sellised ameteid, millest võib-olla tavainimene ei ole kuulnud? Jaa, meil on ju erinevad, et kui me räägime näiteks menetlejatest, siis tegelikult meil on ka erinevad analüütikud, inimesed, kes vaatavad mitte ainult nagu statistikat, vaid nad lähevad juhtumitesse sisse ja otsivad mustreid ja et kui sa ei taha nii-öelda olla see, kes teeb põllutööd, sul on võimalik täiesti käia igapäevaselt erariided kandes tööl ja aidata politseid teistmoodi. Pluss siis on ameteid, mis ei olegi nähtavad ja millest ei saagi väga palju rääkida, sest ma ei ole neid ameteid pidanud ja ma täpselt ka ei tea, mida nad teevad, aga need on need inimesed, kes ka koguvad infot. Ehk siis jälitajad, kes näiteks täidavad oma tööülesandeid sellega, et neil on vaja koguda tõendeid varjatud kujul. Mis nõu sa annaksid ise endale? Et kas tulla politseisse või mitte? Mul ei ole kahtlust, ma igal juhul tuleksin, et väike kõhklus oli seoses sellega, et kuna praegu on see asi nii lihtsaks tehtud, et sul on võimalik ka näiteks, et omandad mingi muu kõrghariduse ja tuled selle baasilt politseisse ja teed läbi nagu nii-öelda lühendatud programmi ja saad kiiremini politseinikuks, aga samas et sul on see äge ülikooli aeg ka. Et võib-olla see ei oleks midagi, mida ma kaaluks, sest ma tean, et kui ma olin noorsoopolitseinik ja samal ajal õppisin Tartu Ülikoolis haldusjuhtimist, siis tegelikult see oli nagu mõttetu enesepiin, et lihtsalt seda kõike oli liiga palju, et kui su kogu vaba aeg läheb ainult õppimisele ja tööl sa paned ka nagu 110%, et siis ei jäägi millegiks muuks aega. Mis on olnud võib-olla sellised kõige naljakamad juhtumid, millest sa võib-olla ka oma sõpradele kõige rohkem räägid või? Naljakad juhtumid on näiteks kõik see, mida sa näed erinevates komöödiasarjades, mis politseinikega juhtuda võib. Ma ei tea, keegi võtab oma relvavööd, hakkab relvaruumis peale panema, ma ei tea, vajutab kogemata gaasi sellele pealmisele nupule ja lihtsalt näiteks ruum täitub gaasiga. Või kuidas juhtuvad äpatused, mis tegelikult nagu õnneks ei too kaasa midagi hullu, aga lihtsalt, et mille peale keegi võiks teha.
isegi minul on üks see mingi naljakas video, või noh, see ei ole naljakas, aga mida ei saa õppevideona kasutada, sellepärast et ma olin 2 aastat Sisekaitseakadeemias ja siis me läksime T-Viidale ja krimisaade tegi sellel ajal lugu sellest, et noh, kas naispolitseinikud ja meespolitseinikud on ikkagi võrdsed ja et kas nad suudavad nii-öelda võrdselt tagada korda ja seal ühiskonnas meil oli sellel ajal väga terav arutelu, ehk siis me oleme tegelikult jõudnud väga kaugele sellest edasi, aga siis selle Imre Kaasi, tema mõte oli, et ta tuleb T-Viidal minu juurde noaga ja ta vaatab, mida ma teen. Ma olin just värskelt Mati saalis, mul oli meeles, ma tean paari võtet, eks. Aga lihtsalt see, mis ma seal tegin, igatahes ta maandus väga suure pauguga põrandal ja selles suhtes tõesti oht sai nagu eemaldatud ja kõik. Ja ma ei teadnud seda ette, et ma ei saanud kuidagi ennast selleks nagu ette valmistada, aga lihtsalt, et pärast see instruktor vaatas video üle, ütles ka, et kui üldse on võimalik seda asja valesti teha, siis see oli see näide, kuidas kõik asjad on võimalik valesti teha, aga olukord see lahendab. Lihtsalt mul ei olnud need asjad veel nii käpas. Seda ei kütada. Mis on miski, mida sa soovid, et inimesed paremini mõistaksid politseitöö juures? Mõistaksin. Või mille peale juba tavainimene ei mõtle. Ma tean, et meil on olnud mitte erimeelsusi, aga on pahandatud, et patrullpolitseinikud ei taha inimestega juttu ajada. Aga kui politseinikule on antud ülesanne, näiteks siin Vabaduse platsil avaliku korda tagada, et ta peab jälgima, et ei oleks kedagi, kes hakkaks relvaga vehkima, et ei oleks kedagi, kes hakkaks kaklema või ei oleks kedagi, kes keelatud sümboleid lehvitaks, siis väga keeruline selle ajal ka näiteks rääkida inimestega, kes tahavad hoopis, ma ei tea, puuda või mingeid muid asju teha, eks ju. Et võib-olla see asi, et sa pead olema kindel, et seda politseinik, et mitte, et ta oleks mingi ebaviisakas, aga tal lihtsalt on oma töö vaja teha. Ja ma ei teagi, et võib-olla ka, et ega kõik politseinikud ongi erinevad ja mõni politseinik räägib hästi palju nagu rohkem, aga see ei tähenda seda, et see, kes räägib vähem, teeks oma tööd kehvemini võib-olla. Jah, kuidagi inimesed on pöördunud niimoodi, et ma ei saanud teised politseinikud abi, et ta üldse nagu ei rääkinud. Tegelikult teine lihtsalt oli väga napilt öelnud talle, mis tal on vaja teha ja inimene lihtsalt ise. Kui sa ei taha seda nõu vastu võtta, siis ei tähenda seda, et see nõu oleks olnud vale. Väga suur aitäh sulle oma lugu jagamast. Aitäh kutsumast.